surmav löök NATO sees. Donald Trump andis korralduse umbes 5000 Ameerika sõduri Saksamaalt väljaviimiseks ning vallandas sel laupäeval 2. mail 2026 viimaste aastate suurima sõjalise kriisi Washingtoni ja tema Euroopa liitlaste vahel. See otsus tabab otse Ameerika Ühendriikide kohaloleku südant Euroopas, sest Saksamaa on Ameerika logistika keskbaaside asukoht, sealhulgas Ramstein, mis on üks peamisi Ameerika Ühendriikide sõjalisi tugipunkte väljaspool Ameerika enda territooriumi. Meet kinnitas Pentagon ja see viiakse ellu järgmise 6–12 kuu jooksul. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Tegelikult ei ole see ainult vägede vähendamine, see on hoiatus. Trump ütleb eurooplastele, et Ameerika Ühendriigid ei taha enam üksi ülal pidada liitu, mis tema sõnul nõuab Washingtonilt palju, kuid annab vähe, kui kriis saabub. Väljatõmbamine moodustab umbes 14% Saksamaale paigutatud 36 000 Ameerika sõjaväelasest. Kohalolek, mis on üles ehitatud alates teise maailmasõja lõpust ja mida on kasutatud sillapeana operatsioonideks Euroopas, Lähis-Idas ja teistes piirkondades. See šokk tuleb pärast nädalaid kestnud pinget seoses sõjaga Iraani vastu. Trump nõudis NATO liitlastelt toetust, eriti Hormuzi väina kriisi ajal, kuid kohtas vastupanu Euroopa pealinnades. Itaalia keeldus andmast luba Ameerika Ühendriikide sõjalennukitele kasutada Sigonella baasi Sitsiilias operatsioonis, mis oli seotud Lähis-Idaga. Hispaaniat mainiti samuti nende riikide seas, kes ei avanud Washingtonile teed, nii nagu Trump lootis. Valge Maja jaoks kõlas see usalduse murdmisena, ajal, mil Ameerika Ühendriigid väitsid, et seisavad silmitsi otsese ohuga oma huvidele. Ja siis muutub see fakt millekski suuremaks kui lihtsalt vägede vahetamine. Donald Trump ei teatanud NATOst ametlikust lahkumisest, kuid alustas tegelikku taandumist sõjalise struktuuri sees, mis allianssi toetab. NATOst ametlikuks lahkumiseks peaks USA valitsus ületama Washingtonis poliitilised ja seaduslikud takistused, kuid tegelikkuses on sõnum juba antud. Kui Euroopa ei lähe Ühendriikidega kaasa, siis kui surve kasvab, võivad Ühendriigid samuti vähendada oma kaitset Euroopas. Saksamaa oli peamine sihtmärk, sest see on Ameerika Ühendriikide suurim sõjalise kohaloleku punkt Euroopa mandril. Ramstein toimib juhtimis, transpordi, side ja kiire reageerimise keskuseena. See ei ole mõeldud ainult Saksamaa kaitsmiseks. See võimaldab vägede, lennukite, varustuse ja luure liikumist erinevatele rindedele. Seetõttu ei ole 5000 sõduri äraviimine sealt väike samm. See on kaalutletud kärpemehhanismis, mis on aastakümneid toetanud Ameerika jõudu väljaspool oma territooriumi. NATO reageeris, püüdes kahjusid kontrolli all hoida. Allianss teatas, et töötab koos Washingtoniga, et mõista vägede väljaviimise üksikasju ja kordas, et Euroopa peab rohkem kaitsekulutustesse investeerima. See lause on oluline, sest kinnitab Trumpi keskset seisukohta. Euroopa liitlased on aastaid lubanud rohkem kulutada, kuid Washington on jätkuvalt kandnud sõjalise kaitse peamist koormat. 2025 aastal Haagi tippkohtumisel võtsid NATO liikmed kohustuse jõuda 5% SKP-st kaitsele ja julgeolekule. Probleem on selles, et Donald Trump ei taha oodata kuni 2035 aastani. Ta tahab vastust kohe. Sõda Iraani vastu sai proovikiviks, mis paljastas lõhe. Kui Washington vajas baase, marsruute, poliitilist toetust ja mereväe kohalolekut, astus osa Euroopast pidurile. Just selles punktis nägi Donald Trump NATOt kui eurooplaste jaoks mugava liiduna ajal, mil neid kaitstakse. Kuid aeglane ja kõhklev, kui Ameerika Ühendriigid paluvad vastutasu, tuli karmim sõnavõtt pärast Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi kriitikat ameeriklaste tegevuse suhtes Iraani kriisi lahendamisel. Rahvusvaheliste reportaažide kohaselt seadis Friedrich Merz kahtluse alla Washingtoni strateegia. Ja Valge Maja reageeris nii, nagu Saksamaa ründaks Ameerika enda pingutusi. Rahvusvaheliste reportaažide kohaselt teatas Pentagon seejärel vägede väljaviimisest, öeldes, et otsus tuli pärast Ameerika Ühendriikide sõjalise positsiooni ülevaatamist Euroopas. Trumpi jaoks on arvestus lihtne. Ameerika Ühendriigid kulutavad, kaitsevad, varustavad relvadega, transpordivad ja võtavad peamise riski enda peale.
Kui Ukraina vajas abi, andis Washington relvi, raha ja strateegilist toetust. Kui Euroopa palus Venemaa vastu garantiid, jäid Ameerika sõdurid Euroopa pinnale. Aga kui Ameerika Ühendriigid sattusid otsesesse konflikti Iraaniga, eelistasid olulised liitlased distantseeruda, kritiseerida või piirata baaside kasutamist. See ongi see punkt, mis muutis diplomaatilise lahkheli usalduskriisiks. NATO sündis 1949 aastal, külma sõja alguses, 12 asutajariigiga, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia, Kanada ja teised Euroopa riigid. Täna on alliansil 32 liiget. Selle loogika on alati olnud selge. Rünnak ühe liikme vastu tähendab rünnakut kõigi vastu. Kuid seda mehhanismi, mida tuntakse kui artikkel 5, on kogu ajaloo jooksul kasutatud vaid korra pärast 2001. aasta 11. septembri rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu. Ehk siis, kui NATO kõrgemad klauslid kasutati, tehti seda ameeriklaste kaitseks. See detail on oluline Trumpi kõnes. Euroopa sai kaitset kongressis, Ameerika sõjaline kohalolek ja garantii aastakümnete jooksul. Aga kui Valge Maja nõuab täielikku joondumist, vastavad paljud Euroopa valitsused ettevaatlikkuse, majandusliku kaalutluse ja hirmuga oma ühiskondi ebapopulaarsesse sõtta tõmmata. Tulemuseks on liit, mis eksisteerib küll paberil, kuid hakkab tegelikkuses kõikuma. Saksamaa püüab reageerida, öeldes, et Euroopa peab võtma rohkem vastutust omaenda kaitse eest. Saksa kaitseminister Boris Pistorius käsitles lahkumist kui midagi etteaimatavat ja rõhutas, et Berliin soovib oma relvajõude tugevdada. Aga tõsi on see, et sõjalise võimekuse taastamine ei juhtu üleöö. Ainult kulutuste väljakuulutamisest ei piisa. Vaja on tööstust, laskemoona, sõdureid, juhtimist, transporti ja poliitilist tahet. Ja see viimane osa on kõige raskem Euroopale, mis on harjunud tegutsema Ameerika kaitsevarju all. Moskva jaoks on see strateegiline uudis. Isegi ilma, et peaks NATO vastu lasku tulistama, näeb Venemaa, kuidas tema suurim sõjaline vastane satub sisemisse konflikti. Kui liit kaotab ühtsuse, muutub ka surve Ukraina rindel. Ameerika vägede lahkumine Saksamaalt ei pruugi sõda kohe muuta, kuid see muudab õhkkonda. See näitab, et Washingtoni prioriteedid võivad Euroopast nihkuda Lähis-Idasse, Indo-Vaikse ookeani piirkonda või Ameerika poolkerale. Pekingi jaoks on see samuti tugev signaal. Hiina jälgib iga mõra Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel, sest teab, et võimalik kriis Taiwanil sõltuks ameeriklaste võimest kiiresti koalitsioone moodustada. Kui Washington vaidleb NATO liitlastega baaside, kulutuste ja poliitilise toetuse üle, saab Peking aru, et Ameerika liitlassüsteem on surve all. Ja kui liitlassüsteem nõrgeneb, saavad strateegilised rivaalid rohkem ruumi piiride testimiseks. See juhtum meenutab Suetši kriisi. 1956. Tol aastal astusid Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Iisrael Egiptuse vastu, pärast seda, kui Gamal Abdel Nasser oli Suetši kanali natsionaliseerinud. Kriis paljastas sügava lõhe lääne liitlaste vahel, sest Ameerika Ühendriigid ei toetanud Briti ja Prantsuse tegevust nii, nagu London ja Pariis olid lootnud. NATO ise tunnistab oma ajaloos, et Suetš näitas poliitiliste konsultatsioonide puudumist ja lõhet alliansi liikmete vahel. Õppetund on selge. Kui liitlased ei kooskõlasta strateegiat enne kriisi, jääb allianss pärast seda nõrgemaks. Hiljutised näited teistest riikidest näitavad sama mustrit. Afganistanis sundis Ameerika vägede väljaviimine liitlasi kiirustama evakuatsioonidega ja paljastas logistilise sõltuvuse. Ukraina sõjas lubas Euroopa suuremat iseseisvust, kuid jäi siiski sõltuma relvadest, luurest ja Ameerika Ühendriikide juhtimisest. Nüüd, kriisis Iraaniga näitavad Itaalia, Hispaania ja Saksamaa, et nad ei ole alati valmis Washingtoni järgima, kui poliitiline ja majanduslik hind muutub kõrgeks. Just selles tühimikus rõõmustavad Venemaa ja Hiina, sest nad teavad, et Ameerika jõud ei seisne ainult nende lennukites ja laevades, vaid ka võimes liitlasi enda poolele tõmmata. Seega ei ole 5000 sõduri Saksamaalt väljaviimine NATO ametlik lõpp, kuid see on tugev löök poliitilisele paktile, mis on liitlasi koos hoidnud. NATO kasutab vägesid survevahendina. Ta tahab sundida eurooplasi valima, kas kulutada rohkem, toetada rohkem ja rohkem, joonduda või kaotada osa Ameerika kaitset.
Euroopa jaoks on see sõnum ebamugav. Venemaa ja Hiina jaoks on see haruldane võimalus. Lõpuks toimus muutus hoiakus. Ameerika Ühendriigid hakkasid vähendama oma sõjalist kohalolekut NATO peamisel Euroopa territooriumil. Põhjuseks on Trumpi pettumus liitlaste suhtes, kes Washingtoni sõnul paluvad kaitset, kuid kõhklevad, kui on aeg toetada. Ja just sellepärast on sellel tagasitõmbumisel suurem kaal kui lihtsalt numbrid. See muudab diplomaatilise kriisi konkreetseks märgiks lõhestumisest. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.